Taro kui portaal on kursus sulle, kui sind huvitab tarodesse sukelduda läbi intuitsiooni, läbi energeetika, läbi tunnetuse, tajude ja läbi iseenda. See on kursus, milles me keskendume sinu teadmiste avamisele. Ehk siis, kui sinus on juba tunne ja kutse ja soov õppida taro lugema, siis minu filosoofia on see, et tegelikult sul ei ole vaja õppida, sul on vaja meelde tuletada. Meisse ei istutata seda kutset ja tõmmet mitte kunagi niisama. See kutse ja tõmme on meeldetuletus. See on sinu mälestus, et sinus on mingisugused oskused ja teadmised olemas, need on vaja äratada. Ja need oskused ja teadmised aitan ma sulle äratada läbi valguskeele. Kursusel ma jagan sinuga valguskeele aktivatsiooni. Valguskeel on pühalik keel, mis pärineb teistest dimensioonidest ja see kannab endas sageduslikku informatsiooni, sõnumit, nagu ma ütlesin, ka aktivatsiooni, tervendust, vastavalt siis sellele, mida vastuvõtjal on sealt vaja saada. Ja see konkreetne valguskeel keskendubki sinu äratamisele, sinu teadmiste, sinu psüühiliste annete äratamisele, sinu intuitsiooni äratamisele, et kui sa kaarte ja taro hakkad lugema, siis sa loed neid läbi enda intuitsiooni, läbi iseenda tunnetuse, mitte läbi teiste õpetuse. Sest väga-väga paljud inimesed loevad tarot, aga minu meelest taro on isiklik teekond ja see, kuidas me neid tõlgendame, nendega suhestume, see on hästi-hästi isiklik ja me ei saa võtta üle teiste õpetusi. Me saame teiste õpetusi võtta endale inspiratsiooniks ja sellest kujundada oma lugemise stiil. Kuigi tarol on oma kindlad märksõnad, millele iga kaart vastab, seal on numeroloogia, astroloogia, sümbolid ja nii edasi. Need on hästi-hästi väärtuslik osa taro tundma õppimisest ja me ei saa ilma nendeta. Aga taro on kui süsteem, mis jutustab lugu. Ta jutustab ühe tüübi teekonnast. See tüüp on narr, kes siis areneb iga etapiga ja mida siis kaardid sümboliseerivad ja kaardid sümboliseerivad ka siis tema katsumisi, õppetunde ja võimalusi. Ja seda süsteemi me hakkamegi vaatama, et ma ei keskendu kursusel nii väga detailselt tähendustele ja märksõnadele, vaid sellele loole, mida see taro jutustab, mis äkki annab sulle hoopis teise vaatenurga kogu sellest tarost ja annab sulle parema ülevaate arusaama, kuidas kaarte lugeda ja mis lugu need kaardid su laual praegu räägivad. Ma jagan sinuga ka meditatsiooni, mis aitab sul paremini häälestuda lugemisele, mis aitab sul paremini ühenduda oma kaartidega, sest ühendumine ja ühenduus oma kaartidega on hästi-hästi oluline. Kui sa nüüd võtad enda lähedase inimese ja enda hästi lähedase sõbra, mida lähedasem sa temaga oled, seda paremini mõistad sa tema mõtteid, mida ta öelda tahab ja kuidas ta käituda võib. Sama on ka tegelikult meie kaartidega. Mida parem ühendus sinu ja sinu kaartide vahel on, seda paremini saad sa aru, mida nad sulle parasjagu öelda tahavad. Lisaks kõigele sellele, mis ma juba siin olen ette lugenud, ma jagan sulle ka nippe ja nõuandeid, kuidas üldse tarodega alustada, kuidas endale kaardipakki valida, kuidas oma kaardipakki hoida, sellega ühenduda, nagu ma juba rääkisin, eks ole, läbi meditatsiooni ja võib-olla ka praktilisemate näidete. Eetikareeglid, mida minu meelest väga vähe puudutatakse. Kui sinu huvi on hakata teistele taro lugema, siis eetikareeglitest natukene vaadatakse võib-olla liiga kiiresti üle ja paar sellist nõuannet jagan sinuga ka kindlasti. Ehk siis kogu kursus on keskendunud
sellele, et sina hakkaksid iseennast usaldama, enda intuitsiooni usaldama ja et sa avaksid enda väe ja enda teadmised. Kui sind kõik see kõnetab, siis oled soojalt oodatud seda kursust soetama. Seda saad osta Taro Akadeemia veebilehel. Aitäh sulle ja tšau!